Tervist! Statiinid on äärmiselt laialdaselt kasutatavad ravimid, mille eesmärgiks on tuua alla probleemseks peetava LDL-kolesterooli taset ja vähendada seeläbi riski haigestuda ja surra erinevatesse südame-veresoonkonna haigustesse. Mõlemal väitel on väga tugev teaduspõhisus ja kui me vaatame erinevaid teadusuuringuid, näiteks seda süsteemset ülevaadet, siis näeme me, et lisaks inimestele, kellel juba on olnud infarkt või insult või muu analoogne tervisehäda, annavad statiinid hea tulemuse ka neil inimestel, kellel selliseid juhtumeid veel ei ole olnud, aga kelle südame-veresoonkonna terviseriskid on kõrged. Kui südamesurma riski oluline vähenemine on statiinide puhul ilmselge, siis varasemalt on tekitanud küsimusi, kas statiinid võiksid suurendada dementsusriski, mille puhul näib, et nad ei suurenda seda, pigem isegi vähendavad, kusjuures mõnede uuringute kohaselt vähendavad päris kõvasti. Ja kuigi analüüsid näitavad, et mõnevõrra kergitavad statiinid diabeedi riski, on see tõus minimaalne ja südame-veresoonkonna surmade riski vähendamise suure mõju kõrval on see, ütleme nii, et väike ja võiks isegi öelda väheoluline. Seda, kas ja kuidas ja mil määral mõjutab statiinide kasutamine lihasjõudu ja lihasmassi, on uuritud ja seni on saadud natukene vastuolulisi tulemusi, mis ei ole üllatav, sest senised antud vallas läbi viidud teadustööd on olnud üsna ebaühtlase kvaliteediga ja päris lühiajalised. Nüüd aga on tulnud välja väga heal tasemel teadustöö, mis hõlmas absoluutselt soliidset kogust inimesi ja oli pikaajaline ja mille leiud pakuvad kõneained kindlasti nüüd ja tulevikus, sest sunnivad tõenäoliselt ümber hindama, kellele ja millise riskitaseme juures peaks statiine välja kirjutama. Nagu ma ütlesin, on statiinid paljude inimeste jaoks elupäästjad ja seda ei saa eitada, mistõttu on leid, mis viitab tugevalt selles suunas, et neil on ka oluline negatiivne mõju äärmiselt, ütleme nii, delikaatne teema. Ja seda, kui delikaatne see on, näitab muuhulgas see, et kui ma antud uuringut avan veebis, siis toonitatakse, et see ei ole tegelikult minusugustele vaatamiseks, sest see on vaatamiseks ainult elukutselistele meditsiinitöötajatele. Ma astun korraks sammu tagasi ja selgitan, miks on lihasjõud ja lihasmass meie tervise seisukohast nii olulised näitajad. Ma olen sellest oma videotes rääkinud küll ja küll, aga olgu siinkohal veel välja toodud, et suurem lihasjõud ja suurem lihasmass on muuhulgas väga olulisel määral seostatavad madalama enneaegse põhjustülese surmariskiga, madalama südame-veresoonkonna haiguste riskiga, madalama teist tüüpi diabeedi riskiga, madalama dementsusriskiga ja ka näiteks oluliselt madalama Alzheimeri tüve riskiga sealhulgas ja oluliselt madalama depressiooni riskiga. Seega, kui sul on vähe lihaseid ja su lihasjõud on madal, siis on see äärmiselt oluline riskifaktor ja toob enesega kaasa mitmeid väga tõsiseid terviseprobleeme. Aga nüüd lähme tagasi uuringu juurde, mille puhul uurijad märkisid, et me teame juba ammu, et statiinid näivad mõjutavat negatiivselt meie lihaseid, aga seni ei ole meil täpset infot selle kohta, kas ja mil määral võivad need alandada lihasjõudu ja lihasmassi. Ja miks see on oluline? Sellest ma sulle just rääkisin. Määramaks kindlaks statiinide tarvitamise mõju lihasjõule kasutati käsi dünamomeetrit, mis muudab haardejõudu. Ja mis on selline väga laialt kasutatav üldise lihasjõu indikaator teadusuuringutes, sest nagu ma olen ka muudes videotes märkinud, sul on väga ebamugav panna inimesi kangiga kükki tegema ja sellepärast on oluliselt lihtsam anda neile see dünamomeeter kätte ja panna numbrid kirja. Ja tegemaks kindlaks statiinide tarvitamise mõju lihasmassile, mõõtsid uurijad jäsemete ehk siis käte ja jalgade rasvavaba massi. Mis muudab selle uuringu väga tõsiselt võetavaks on see,
et kasutati kvaliteetseid UK Biobanki andmeid ja ühtekokku analüüsiti peaaegu 300 000 inimese ravimikasutust ja näitajaid. Ja uuritute keskmine vanus oli 56 eluaastat ning keskmine jälgimisaeg oli ligikaudu 10 aastat, mis on väga hea saavutus ja annab tegelikult statiinide mõju kohta väga adekvaatse info. Olulisi detaile on uuringus päris palju ja ma panen jutukasti alla lingi, kust sa saad seda täies pikkuses ja ilus lugeda, kui siin need detailid huvitavad. Aga mina teen siinkohal kokkuvõtte peamistest leidudest, mis on, oleme ausad, üsna jahmatavad ja ma ütleksin isegi pisut šokeerivad. Nimelt selgus, et kui võrreldi keskmiselt 10 aasta jooksul neid, kes kasutasid pidevalt statiine, nendega, kes neid üldse ei kasutanud, siis langes statiini kasutajatel selle ajaga lihasjõud enam 25% ja jäsemete lihasmass enam 73%. Mõtle natuke nende numbrite peale. –25% ja –73%. See on meeletu lisanduv langus üsna lühikese aja jooksul ja see avaldab üldisele elukvaliteedile kindlasti väga suurt negatiivset mõju. Kuna me teame, et teatud geenid mõjutavad seda, kas ja mil määral kindlad statiinid soovitult mõjuvad, uurisid teadlased, kas selliste geenide olemasolu aeglustab või kiirendab lihasjõu ja lihasmassi kadumist ja üldiselt näitas analüüs, et paraku mitte, mis tähendab, et statiinide negatiivne mõju lihastele on geenidest sõltumatu ja universaalne. Uurijad vaatlesid ka, kas tervislik toitumine ja see, kui sa oled füüsiliselt aktiivne, võivad statiinide kasutamise puhul negatiivseid lihasmõjusid vähendada. Tervisliku toitumise täpset kirjeldust me uuringust ei leia, aga uuringuga kaasas olevast materjalist on tegelikult näha, et üllatuslikku siin midagi ei ole, ehk siis tervislikuks on peetud toitu, kus on vähem rasvast ja töödeldud liha, enam köögivilju ja kiudaineid ja vähem ultratöödeldud saasta, nagu näiteks lisatud suhkruga magustatud hommikuhelbed, mis ei ole tegelikult üldse mitte mingisugune inimese söök. Füüsilise aktiivsusega on lugu natukene keerulisem, sest ma lugesin läbi info selle kohta, kuidas seda UK Biobank programmis hinnatakse ja näiteks lihastreeningut ei olnud seal üldse eraldi välja toodud. Ja mõiste füüsiline aktiivsus tähendab ka muidu pigem sellist mõõduka tempoga kõndimist ja üldist aeroobset tegevust. Ja miks see on oluline detail, sellest ma räägin sulle varsti. Aga räägime nüüd toitumise ja füüsilise aktiivsuse tulemustest. Esmalt positiivne leid. Tervislik toitumine ja füüsiline aktiivsus aeglustasid lihasjõu ehk siis haardejõu langust statiini kasutajatel. Aga nüüd negatiivne ja ma ütleks isegi väga negatiivne avastus. Nimelt lihasmassi vähenemise tempot tervislik toitumine ei aeglustanud ja suurem füüsiline aktiivsus koguni kiirendas seda. Las ma kordan sulle nüüd selle viimase leiu üle. Uuring näitas, et kui sa kasutad statiine ja oled füüsiliselt aktiivne, siis kahaneb su lihasmass kiiremini kui juhul, kui sa kasutad statiine ja oled füüsiliselt väheaktiivne ehk siis ei tee sporti üldse või teed seda väga vähe. Esmapilgul näib, et siin peab olema mingi viga ja nii ei saa olla, aga tegelikult kui selle asjale natukene juurelda, siis ei pruugi sinna vastuolu olla. Aga tuleb märkida, et saatan, nagu öeldakse, on peidus detailides. Kui sa teed näiteks lihastreeningut, siis viid sa oma keha stressi, tõuseb antioksüdantide hulk sinu lihastes, tekivad mikrorebendid, põletikulised protsessid ja huvitaval kombel on see kõik hea, sest järgnevad paranemine ja adaptatsiooniprotsessid, mis muudavad su lihased tugevamaks ja suuremaks. Statiinidel on aga paraku leitud mitmeid toimeid, mis just nimelt seda taastumist ja adaptatsiooni ja samuti ka näiteks lihasvalgusünteesi pidurdavad.
mis tähendab lihtsamalt öeldes seda, et sa ei taastu treeningust kiiresti ja samaväärselt ja mõnel juhul ja mõnes parameetris võid koguni lihase massi ja selle kvaliteeti kaotada. No, nende olemasolevate teadmistega on kooskõlas ka see, et lihasjõud säilib paremini, kuna statiinid näivad ründavat ennekõike lihasmassiga seotud lihaskiude. Küll aga peame me meeles pidama seda, et meil võib olla olemas igasuguseid mehhanisme, aga lõpuks, mis on tähtis, on nende mehhanismide summa. Ja tegelikult me ei tea täna, kas ja mil määral lihastreening ikkagi mõjutab koos statiinidega lihasmassi negatiivselt ja kas teatud intensiivsusega ja teatud tüüpi lihastreening võib ikkagi olla pigem kasulik. Sest ma tuletan meelde, meil on vägagi alust arvata, et füüsiline aktiivsus tähendas antud uuringus pigem aeroobset treeningut ja pigem mõõdukat aktiivsust. Ja oleme ausad, aeroobne treening ei ole ka muidu lihasmassi suurendamiseks kõige parem variant ja võib ka ilma statiinideta seda teatud juhul alandada. Ma lugesin läbi need vähesed varasemad uuringud, mis on analüüsinud kas siis otseselt või natukene kaudsemalt lihastreeningu mõju statiini kasutajatel. Ja üldiselt ei ole pilt üldse halb ja toetab mu arvamust, et antud uuringus ilmnev negatiivne mõju tuleneb aeroobsest treeningust. Ja lihast saab säilitada ja tõenäoliselt isegi kasvatada ka statiine kasutav inimene. Aga kahjuks on need uuringud, millel mu väide põhineb lühiajalised, need kestsid keskmiselt 6–14 nädalat ja neis osales väike hulk inimesi, reeglina alla 200. Mistõttu meil oleks tegelikult hädasti tarvis suuremamahulisi ja pikemaajalisi uuringuid ja kui sellised tehakse ja avaldatakse, siis ma luban, et mina olen esimene, kes sulle nendest räägib. Nii et kui sul oli mu videot vaadates korraks natukene selline tunne, nagu sa oleksid, muinasjutu tegelane, kes jõuab teede ristumiskohta, kus ühes suunas minnes ootavad sind infarkt ja insult ja teises suunas minnes erinevaid probleeme põhjustavad lihasatroofia ja madal lihasjõud, siis nagu sa näed, on tegelikult olukord natukene nüansirikkam ja helgem ja loodetavasti muutub see pilt uute teadmiste saabudes veelgi optimistlikumaks. Tegelikult võiks isegi, ma võtan selle julguse, ütlen, et võib praegu ettevaatlikult välja öelda, et kui sa tarvitad statiine, siis on lihastreening ja seda eelistatavalt treeneri juhendamisel jõusaalis sulle palju olulisem kui seni arvati ja sa pead sellesse teemasse suhtuma väga tõsiselt. Kokkuvõtteks päris kindlasti ei ütle ma selle videoga, et statiine ei peaks tarvitama, sest paljude inimeste jaoks on need elupäästvad ravimid. Näiteks juhul, kui sul on juba mõni aterosklerootiline südame-veresoonkonna haigus, kui sul on juba olnud infarkt või insult või kui sul on näiteks lisaks kõrgele LDL-kolesterooli näitajale kaasuvaid haiguseid ja su ainevahetustervis on juba kehv muu hulgas. Küll aga peaksid arstid ja peaks ka sina nende kasutusele võttu uute andmete valguses palju põhjalikumalt kaaluma. Ja selleks pead sa olema riskidest teadlik, mida sa nüüd oled, kui sa oled selle video peaaegu lõpuni vaadanud, sest nagu me täna tutvustatud uuringust nägime, on statiinidel lihasjõule ja lihasmassile, mis on mõlemad, eriti sinu elu teises pooles äärmiselt olulised näitajad, väga tugev negatiivne mõju. Kui sa teed vereproovi ja su arst ütleb sulle, et su LDL-kolesterooli tase on tõusnud ja ma ei hakka siinkohal üldse minema ApoB ja VLDL-i ja teiste näitajate osas süvitsi, sest enamik perearste neid parameetreid niikuinii ei uuri ja ei kasuta. Ja perearst ütleb sulle, et näed, nüüd on käes aeg hakata kaaluma, kas mitte ei oleks mõistlik võtta kasutusele statiinid. Vaat siis on küll see koht, kus sa antud uuringu leidude valguses võiksid öelda, et et kuule, ootame natuke selle asjaga. Sest sa tahaksid proovida alguses muuta oma elustiili. Ehk siis sa tead, et elustiili muutus seda markerit tugevalt mõjutab ja mõjutab samamoodi väga tugevalt ka su üldist tervist.
Kui sa vähendad oma toidus küllastunud rasvu, langetad kehakaalu, tarvitad piisavalt köögivilju, teed regulaarselt aeroobset treeningut ja lihastreeningut, siis on enamikel inimestel, kui sul ei ole lihtsalt ainult, ütleme, geeniloteriis läinud tohutult halvasti, võimalik LDL-kolesterooli taset alandada nii olulisel määral, et su perearst kukub proovide tulemustega tutvudes üllatusest tooli pealt maha. Jõusaalis näeme!